Tere hommikust kõigile! Tere tulemast Eesti Noorteühenduste Liidu podcasti ja kuna me lindistame seda kell 8 hommikul, siis mõtleks, et see on N4 hommikuprogramm. Aga kes meil siin stuudios täna on? Guten Morgen! Minu nimi on Katrin. Ma olen Julia. Tere, ma olen Katariina. Ja nagu te võisite siin juba kõlavast saksa keelest kuulda vahepeal, siis me hakkame täna rääkima Saksamaal käigust, ehk me käisime kõik ja lisaks meile veel 2 inimest Balti meremaade noorte vahetusel, mille teemaks oli noorte osalus. Ja me siis jagasime erinevate Balti meremaade vahel parimaid praktikaid noorte osalusest ja saime häid kogemusi. Aga enne kui me lähme võib-olla detailsemalt sellesse, et mida me tegime, mis täpselt koolitused olid, siis võib-olla igaüks tahab öelda nagu ühe kõige mälestusväärsema hetke sellest reisist, mis teile kõige rohkem meelde jäi? See on nii hea küsimus. See on hea küsimus ja me kindlasti õppisime seal väga palju, aga minu jaoks olid kõige meeldevamad need inimesed, kes seal olid. Sest et ma ei arvanud, et nädal aega ma endale nii palju uusi lähedasi sõpru leian. Ja ma arvan, et kui poleks neid inimesi seal olnud, siis see kogemus oleks kindlasti niivõrd meeldejääv olnud. Ja ma olen lihtsalt väga õnnelik, et mul oli võimalus nii palju erinevate noortega erinevatest riikidest kohtuda ja mõtteid jagada. Olen Juliaga väga nõus, et inimesed üldse meie Eesti meeskond oli nii hea. Ja et ikkagi aga iga üks inimene, kes osales selles projektis, nad oli minu jaoks nagu väga suur inspiratsioon. Et ma lihtsalt sain aru, et tänu selle reisimisele ma sain julgemaks, et ma ei karda näiteks liiga palju rääkida või olla lihtsalt see, kes mina olen. Ja et üldiselt täisreis oli nii positiivne ja nii hea. Mulle üldiselt meeldis ka see, et ma sain teiste kultuuridest nagu inimestega rohkem suhelda, sest mulle tavailmas ei ole nagu sükest võimalust, et inglise keeles nagu minna suhtlema nagu suvaliste inimestega teistest riikidest, et ma muidu olen täiesti Eesti keskkonnas, aga mulle just meeldis Erasmuse projekt sellepärast, et mul on nagu rohkem tutvusi nagu üle Euroopa. Super, aitäh teile jagamast neid vahvaid mõtteid ja kogemusi. Ma arvan, et võib-olla minu üks siuke huvitav mõte või idee, mis sealt oli, mis ma kindlasti tahan siin podcastis ka öelda, sest siis me saame seda ka oma kallitele reisikaaslastele jagada. Aga mulle nii meeldis see hommikul inimeste haipimine, kui ma lihtsalt, või tegelikult ükskõik millal päeval ma läksin, siis ma olin nagu good morning, beautiful people! Ei, te ei mõista, see oli iga hommikune, see oli iga päev nagu me maandusime sinna pühapäeval ja teisipäevaks oli juba nagu sisse harjutatud see, et okei, täna hommikul ma kuulen Rudolfit ja tuleb sisse, ta ütleb good morning, beautiful people. Ja see alati ajas kõiki naerma ja naeratama ja kõik ootasid seda. Keegi ei olnud kunagi valmis selleks, kõik veidi olnud nagu, sest et ta tuli ikka suure energiaga. Kell oli vara, aga see oli kindlasti ka väga meelde jääb. Väga hea. Mingi hetk need soovid läksid ka õhtu poole välja mõttes. Rudolf oli meie superstar, nagu Eesti superstar. Jah, ta oli see, kes kärris meie energiat. Me juba esmaspäeval naljatasime oma ette, kuidas Rudolf ei ole kindlasti stereotüüpiline eestlane, kes on tagasihoidlik ja vaikne, vaid ta tuli ikka suure pauguga kohe ruumi sisse. Okei, ma arvan, et tegelikult kogu Eesti meeskond oli selline väga-väga eriline ja äge ja ma arvan, et selle mulje me seal ka jätsime. Aga üks oli meie energia pool, aga teine oli ka võib-olla see, et me olime ka igal teemal väga kaasatud ja rääkisime kaasa. Et siin juba näiteks algul me siis tulime välja erinevate nii-öelda ideedega, ehk siis kuidas see nagu kogu nädal ette läbi nagu nädal käis, kuidas see nagu ette nägi, need asjad hakkavad toimuma. Siis kuna tegemist oli siis noorte vahetusega, siis algul oli selline esimene hommikupoolik selleks, et sisse elada, selleks, et saada üksteist rohkem natuke tuttavaks, tehti mingid siukseid üksteisega tuttavaks saamise mänge ja asju, et kõik tunneks end vabamalt. Aga tegelikult päris kiirelt me liikusime ka selleni edasi, et me hakkasime nagu tegema päris tegevusi.
ja ma arvan, et üks asi on see, et loomulikult, kui sa midagi teed, sa pead tegema hea energiaga, rõõmsalt, toredalt, aga teine asi on see, et sa pead olema ka lihtsalt kaasatud ja kaasa rääkima ja tegutsema. Ja tegelikult kohe juba esimestel päevadel hakati rääkima niisugusest nagu sotsiaalsest muutusest. Ja ma arvan, et siin oli ka Eesti riigi poolt, Eesti tiimi poolt palju neid ideid, mida me hakkasime ka ellu viima. Ehk siis äkki te tahate jagada mõnda ideed, mis meil ellu viidi, et ma tean, et siin olid need #FreeCountry ja mis need mõtted olid, et kusjuures mina ise sellega niivõrd seotud õndkin, et ma tegelikult, kui päris aus olla, ma siiamaani täpselt ei tea, mida see tähendab, nii et ma hea meelega kuulen. Ei no, kõige tähtsam on see, et te kõik ka teaks, et tegemist on #FreeCountry'ga, et see on väga filosoofiline mõte, sellel on palju kaalu, aga iga riik on vaba ja sul on vabadus teha, mida sa tahad. Ehk siis mõtestame siit edasi, me oleme noored, halloo, meil on vabadus teha seda, mida me tahame, it's a free country. Ja ma arvan, et see oli fraas, mis selle nädala jooksul äkki 1000 kordi läbi käis ja kuigi me võtsime seda veidi naljana, siis ma arvan, tegelikult see on päris tiip, sest et me vahepeal ikkagist arutasime, et halloo, me oleme noored, meil on vabadus tegutseda, meil on võimalus tegutseda, aga see väga suuresti sõltub ka meist endast, et kas me päriselt viitsime ja tahame teha, meil on võimalus selle jaoks, nii et it's a free country, go do it. Lisaks sellele #FreeCountry propagandale ma mäletan selle social marketing, selle workshopi osas, seal tekkisid väga palju siukeseid nagu lahedaid algatusi, mis meil nädala jooksul kulgnesid, et ma mäletan väga hästi neid igasugu sildikesi nagu seina peal, mis ütlesid, et nagu naeratus on nii särav või midagi siukest, lihtsalt üle maja nagu jaotatud ja siis kui sa lihtsalt niisama ringi käisid, sest võib-olla tundsid ennast natuke nagu halvasti, siis nagu vaata ringi, et me oleme niimoodi positiivsusega nagu ümbritsetud. Et see oli siuke väga armas osa sellest nädalast. Mina lisan, et kõik olid nii kaasatud, et kui alguses ma mõtlesin, äkki ma ei taha paljastada oma mõtted, minu tagasidet, aga kõik olid väga kaasatud ja positiivsed ja nagu inimestel üldse ei olnud nagu hirmus jagada oma tagasisidet, jagada oma päris mõtted, mida nad tegelikult mõtlevad. Et see, mis andis mulle väga positiivne nagu mulje, et ära karta mitte midagi, see on sinu hääl ja siis sul on õigus rääkida seda, mida sa tahad rääkida. Jah, hästi nõus nende mõtetega ja võib-olla natukene peegeldada juurde sihukest nagu õppetundi siia taga, et mis see nagu sotsiaalne muutus oli. Et üks sihuke hea nagu näide või nagu, mida see tähendab üldse, milles see töötuba oli, siis äkki te paljud teist loodetavasti teavad, vähemalt mina küll teatan seda laudu, see Dumb Ways to Die. Ja ma olen kindel, kas te olete seda mingit mängu mänginud või seda laulu kuulnud, kas te seda vaatate, aga mis see laul algselt oli? See oli tegelikult Austraalia raudteejaama või raudteefirma reklaam selleks, et inimesed siis oleksid rongijaamas ettevaatlikumad ja juhtuks vähem õnnetusi. Ja nüüd see eraettevõte või siis sellisel juhul praegu ettevõte tegi lihtsalt siukse nagu enda jaoks reklaami, mille eesmärk oli mingi positiivne sotsiaalne muutus. Ja tegelikult, mida meie siis ka seal tegime, oligi see, et me nagu mõtlesime välja neid erinevaid kampaaniaid, kuidas luua siukest positiivset sotsiaalset muutust. Ja sealt tekkiski siis see #FreeCountry, mis oli siin lihtsalt see, et mõtle, tegutse, vaba maa, sa võid teha, mida sa tahad, unista suurelt, vii need asjad ellu. Ja teine pool siis tegelikult need oli veel seal, siis mis siin on välja toid need sildid, see oli see sama töögrupp, kus mina ja Katrin olime, kus me siis mõtlesime, et meie eesmärk on tekitada juurde neid sädeinimesi, ehk siis julgustada inimestel olla need sädelevad inimesed nii-öelda, kes mitte ainult ise ei ole positiivsed, vaid julgustavad ka teisi ja sellest tuli erinevaid mõtteid ja lõpuks me tegime ka lauluvideo ja me nagu täiesti kirjutasime nullist laulu, mis oli ka selle jaoks, et kui need inimesed lähevad tagasi, et nad saavad seda kuulata, saavad end tagasi nii-öelda sinna lainesse. Et selliseid nagu ägedaid mõtteid oli küll. Ja tegelikult me rääkisime ka ükestest nagu baasosalusest, ehk siis kui me Eestis kasutame ükest nagu osaluse redelit, siis Saksamaal on natukene teistsugune süsteem kasutusel,
aga meil olid nagu osaluse teemadel töötoad, kus siis näiteks me saimegi algul kuulata nii-öelda natukene teooriat ja siis meil oligi siuksed nagu praktilised ülesanded, kus me siis näiteks pidime erinevaid siukseid nagu sündmuskirjeldusi lugema ja sündmuskirjelduste põhjal siis mõtlema välja, et milline see osalus on ja nii edasi. Et ma arvan, et siit võib-olla see küsimus on see, et kas teie õppisite midagi uut sealt? Kas te saite nagu mingeid uusi teadmisi, mida endaga kaasa võtta, midagi, mida võib-olla jagada? No ma kindlasti sain, sest et seda redelit oli väga huvitav õppida, kuna me hiljem lugesime neid erinevaid stsenaariumeid ja olukordi ning sul võis küll mulje, et no see võib olla ju osalus. Aga kui sa võid seda sügavamalt vaatad, siis äkki pigem ei olnud. Ja hästi põnev oli nagu vaadata seda, kui väike see osalus saab olla või kui suur see saab olla ning kui kerge on siis sellele teisele osapoolele tekitada mulje, et nad on kaasatud ja nad osalevad, kuigi tegelikult see esimene osapool on võib-olla pigem oma kasu peal väljas ja ei kaasa neid nii palju, kui nad saaksid. Et see analüüsi pool oli kindlasti väga huvitav ning jääb külge. Kuidas teistel tuleb mingeid mõtteid selle teemal? Selle skaala poolel oli üldse huvitav see, et see kõige madalam trepiaste põhimõtteliselt see, et nagu noortel ei ole üldse nagu osalusvõimet ja siis iga trepiastmega nagu neil on natukene rohkem, kas neilt küsitakse midagi või siis nüüd täiesti kaasatakse projekti. Aga mulle meeldis, et see kõige kergem see trepiaste oli see, et nemad on nagu need uued vastutavad. Et see oli nagu siuke huvitav nagu skaala näha, et kõik nagu käib tegelikult nagu ringis. Tegelikult te rääkisite juba kõigest, mida mina tahtsin rääkida. Aga kui me mäletame, et tegime seda rühmaga ka igaüks oli oma rühm, siis see oli väga huvitav vaadata, kuidas siis noored teistes riikides nad näevad sama skaala, need sammud ja siis me saame natukene arutleda, et okei, kuidas siis edasi läheb või kuidas see läheb nagu tagasi või vastupidi. Ja et see oli väga tore, et igaüks saaks jagada oma mõtted ja nagu oma taustaga mingi kogemus, et kuidas kõik nagu noored igas riikides näevad need sammud ja need tripid. Väga hea. Ja mis võib-olla see praegu juba hakkab nagu välja kujunema, et kui me rääkisime mingist siuksest muutuse ellukutsumisest, sotsiaalsest muutusest, rääkisime osaluse nii-öelda baasist, et kuidas ära tunda päris osalust, milline on siuke nagu tokenism. Ma ei tea, kas tokenism on kuidagi eesti keeles ka mingi sõna või? Vist ei ole. Guugeldage, kui te ei tea, mis see tähendab. Aga igal juhul, mis tegelikult veel juhtus, on see, et kui sul on olemas nagu baasteemad, kus sa saad aru, mis on osalus, sa saad aru mingist sotsiaalse muutuse ellu kutsumisest, siis tegelikult on väga tähtis õppida ka siukest nii-öelda poliitilist argumentatsiooni või kuidas oma nii-öelda seisukohti esindada ja selle kohta oli meil ka üks siuke huvitav simulatsioon, aga seda tuli läbi viima ja teooriast rääkima selline mees nagu Oak Horstman Kieli ülikoolist. Kui ta seda podcasti kuulab ja vahepeal eesti keele ära õppinud, siis sorry, kui ma su nime valesti hääldasin. Aga kuidas teil muljed sellest on? Mäletate, ma arvan selgelt siin. See oli väga pingeline, see oli väga äge. Meid jagati 2 gruppidesse ja me pidime nii-öelda pidama debatti teemal siis Vote 16 ja kogu see temaatika ja meil olid grupid, kes olid selle poolt ja kes olid selle vastu ja kogu see backstory sellel oli natuke naljakas, sellepärast enne kui me päriselt läksime seda debatti pidama, siis me pidime enda gruppidesse punktid paika panema, mille eest me seisame, mis me räägime. Ja nii naljakas oli, et sa sattusid gruppi, kus sa ei pooldanud seda, aga nüüd pidid otsima argumente selle pooldamiseks. Ja see oli natukene siuke raske mõne jaoks. Aga see debatis oli, ma ütleks, väga emotsioonide rohke, publik elas kaasa, oli plaksutamist, aga oli ka buu. ja ma arvan, see oli hästi äge, sest et ma tean, et paljude jaoks seal see oli esimene kord, kui nad üldse niimoodi debatil said sõna võtta ja võib-olla seda eeltööd teha ja neid numbreid otsida või statistikat vaadata. Aga mega äge oli tegelikult. Võib-olla, mis siit tuli kohe mõttesse, et
tähtis on mõista, et Eesti Noorteühenduste Liit surus seal ka oma ja Eesti noorte mõtte läbi, ehk siis ma lihtsalt spoilin selle lõpptulemus ära, ehk siis enamuse hääletusel otsustati, et Vote 16 on hea asi. Nii et see oli debati lõpptulemus. No muidugi otsustasid, Rudolf oli üks nendest, kes seal debatil vaidles ja kõik ära rääkida üritas. Ja tegelikult oli, kuna minul oli nagu selles suhtes lihtne roll, et kui me pidime sinna nii-öelda ette siis debateerima minema, siis anti sulle roll, mida sa ei saanud ise valida. Sa olid kas siis noorteühenduse esindaja, olid nooraktivist või siis Arseni oli see, kuidas seda kutsuti? Valimisteadlane, analüütik. Ja ta oli selle valdkonna teadlane. Ja valdkonna ekspert või midagi taolist. Ja siis need olid kõik need 3 inimest, kes olid siis poolt argumentidega debatis. Ja siis oli meid vastu argumentidega debatt, kes olid siis nagu meie oponendid, kus oli siis Lastevanemate Liidu esindaja ja siis oli õpetaja ja kes 3. oli? Me vist ei saanudki teada. Teadlane või kes oletame, et ta oli ka teadlane. Jah, oli ka teadlane siis. Ja tegelikult Katrin tegi imelist tööd ja nagu ma arvasin, sul oli vist natuke ka raskem olukord, sest sa pidid nii-öelda nüüd seisma seisukoha eest, mida sa tegelikult päriselt ei jaga, on ju? Ja see oli väga raske, siis ma mõtlesin, oh my god, et minu vastu on Rudolf ja Arseni, et mida ma pean siis rääkima või millest ma üldse pean rääkima, et inimesed ususid mind ja et aga kõige tähtsam see oli roll. Ja mina lihtsalt vaatasin selline küsimus Vote 16 natuke teist nurga alt. Et jah, et ma mõtlesin, kuidas vanemad tegelikult näevad selline küsimus, kas nad on rohkem vastu või poolt. Ja siis see oli lõbus, see oli põnev ja tegelikult see oli minu kõige esimene debatt, kus ma osalesin. Ja ka nagu ausalt öeldes mulle meeldis. Aga ütlen uuesti, et see oli mäng, ma lihtsalt mängisin oma rolli. No nüüd on olemas veits praktikat ja saad minna päriselt vaidlema inimestega. Jep. Ma arvan, et see mõte lihtsalt kõik, kes nägid Katrinit seal, ta oli nagu täpselt nagu see, ma ei oska teha, kas see oli hea debateerimisoskus või hea näitlemisoskus, aga nagu sealt küll ei olnud näha seda, et sa päriselt sellesse ei usu, sa tõid nii nagu lapsevanemate argumente, tõid, kuidas sa hoolid neist ja sa olid nagu. Ma jäin isegi uskuma, et ta on päriselt ema. Nagu Katrin on lihtsalt hea näitleja. Tal raudselt on kuskil 4 last, kellest ta praegu seisab nagu. Nii et nüüd saite teada, miks tuleb E4 podcasti vaata. Katrin on 4 last. Free country. Okei, väga hea. Aga ja tegelikult ma arvan, et üks asi, mis ma toon siit nagu õppetunnina välja, jällegi, mis tegelikult võib-olla teie isegi ei tea. Ma ei lähe täpselt detailidesse, aga seal oli nagu mõnel inimesel oli ka esinemise hirm esimest korda ja nii edasi. Ja pärast just grupijuhtidelt, mis me kuulsime, mis tegelikult on ka hästi äge, nagu kuidas nendel välisprojektidel sa õpid uusi kogemusi. Et üks inimene, kes oligi nagu väga tagasihoidlik, aga loosi tahtel ta pidi siis tulema sinna debatti osalema, siis see oli temaks väga nagu selline pingeline raske kogemus, aga peale seda ta võttis nii-öelda, et okei, et nüüd ta tahab nagu rohkem suhelda teistega, mitte ainult enda riigi grupiga. Ja ta oli ise nagu selle reisi lõpus öelnud oma sellele grupi vanemale, et see oli temaks kõige muutvam ja positiivsem kogemus, sest siis ta sai nagu sellest hirmust üle, et okei, et tegelikult ta läks sinna ette, ta jooksis kokku, keegi talle midagi paha ei öelnud, tähendab, et ta võib teistega rääkida. Ja ta ütles, et nagu lihtsalt see oli nagu väga suur muutus tal isiklikult laiemalt. Ehk siis üks on see, et me õpime mingeid väga sisulisi teemasi, aga alati, kui sa reisid ja suhtled inimestega, siis sa tuled välja oma mugavustsoonist ja sa kasvad isiksusena. Ja see on, ma arvan, mega tähtis asi, mida ka inimesed kindlasti sealt kaasa võtavad. Aga tegelikult kui me nüüd edasi vaatame, siis me tegime hästi palju muidugi tähtsaid asju ja koolitusi ja kõike, aga me õppisime ka teisi kultuure natuke paremini tundma, sest et meil oli siuke interculture fair ühel õhtul, kus siis kõik riigid said tuua enda riikidest head ja paremat, näksi juua ja tutvustada natuke enda kodumaad. Et seal oli väga palju snäkke, väga palju maitsvaid snäkke. Ma ei tea, oli teil mõni lemmik riigi snäkka seal või? Kelle laua juures te kõige rohkem nosimas käisite, olge ausad nüüd? Soomlaste kummikommid. Soomlased.
mina ikka pugesin lätlastele juurde. Lätlastel oli seda nende kalja, vaata. Jaa, see oli nii hea. Kalja. Mulle väga meeldiski, kui nagu Poola laud ja seal mingi Poola sõnad, Poola laused, neil on nii väga raske lihtsalt midagi nagu lugeda ja siis nagu korrata seda uuesti, sest poola keel. No üldiselt kõikidel riikidel oli hästi palju raskeid sõna, aga ma arvan, et meie võitsime selle kõige pikema sõna konkursi, sest me panime endale isikesse nimekirja sõna kuuli lennude tunneli luuk ja mitte keegi ei osanud seda hääldada ja ma pidin kõikidele õpetama ja see oli väga nunnu kogemus. Sest nagu see on ju baasteadmine, mida on vaja eesti keeles. Ei no kõige naljakam oli see, kui kõik küsisid, kuidas õõsid, ääsid, öösid ja üüsid hääldada ja no ma ei tea, ma äkki 7 korda seletasin ühele samale inimesele, tal ikka läksid need sassi. Nii et naljakas oli näha, kui šokis nad olid, kui nad siukseid tähti nägid. Aga samas oli väga lahe vaadata nende poolakate emotsioone, kui ma nende neid sõnu proovisin järgi öelda ja nad kõik väga kõvasti millegi pärast naersid. Iga kord, kui ma neid proovisin öelda. Millegi pärast. Ma ei tea, miks nad naersid. Mina ka ei saa aru. Ei, selles suhtes väga lahe õhtu oli ja õhtu lõpupoole hakkasid riigid enda igast rahvatantse ja rahva laule laskma ja kõik tantsisid ringis ja tegid järgi neid, et väga äge oli natukene iga riigi kohta natuke juurde õppida, sest et nad on küll jah, meie lähedal kõik, me jagame seda Balti merd, aga teine asi on täiesti see, kui sa päriselt suhtled nende riikide elanikega ja nad räägivad sulle enda kogemusest ja enda arvamusest ja eriti just väga äge on just noorte käest kuulda seda, kui kaasatud nad tunnevad, et nad enda riigis on, mis projektid neil parasjagu käsil on ja kõik, et see on väga silmi avav oli. Ja kindlasti ja nagu ma arvan, et see sama pool, et nagu, et mis projektid teil käsil on, andsid ka selle printsiibi, et okei, nendega saab koostööd teha, et see oli ka võib-olla väga huvitav asi. Aga kuna kogu see projekt tegelikult toimus siukses puhkekeskuses, millega on ka omaette äge lugu, Saksamaal oli siis kunagi üks suur kommivabrikute omanik, hästi jõukas meesterahvas, kellele kuulusid siis suured maalad ja nendel suurtel maaladel üks maja oli siis see konkreetne koht, kus meie olime ja tema annetas selle siis põhimõtteliselt Saksamaa Noortevahenduste Liidule selle klausliga, et see kuulub nüüd neile, aga nad peavad seda tegema noortele üritusi. Ja nüüd aastaringselt kogu aeg on see koht põhimõtteliselt täis. Seal võib-olla, ma ei tea, kes isegi teate, aga seal seinte peal oli vaata ühe mehe ja ühe naise maalid. See oli see abielupaar, kes seal söömisruumis näiteks olid ka seinte peal. Et see oli see abielupaar, kes selle nii-öelda neil oli annetanud. Aga tänu sellele me olime siis ju mõnes mõttes kogu ühiskonnast eemal, me olime kogu asjast eemal, aga alati on tore näha, kui me räägime noorte osalusest mingis riigis, näha ka neid päris võib-olla probleeme ja lahendusi ja asju, nii et meil tegelikult olid ka 2 visiiti. Üks oli rohkem lõbusam, millest võib-olla räägime natuke hiljem, mis oli Lübecki, aga teine oli selline väga sisukas külastus Hamburgi. Ja äkki keegi tahab rääkida, mis me Hamburgis tegime? No ma võin muljetada. Põhimõtteliselt Hamburgi linnas on siis selline projekt, mille nime on Funkenflitzer. Sul on üle Hamburgi 5 sellist sinist bussi, mis on täis mänguasju ja muid selliseid pinkelaudu, vaba ja veetmisasju. Ja kord nädalas siis need 5 bussi peatuvad kindlates kohtades ja sinna tulevad siis sõjapõgeniku pere lapsed mängima kõik koos. Seda on tehtud juba aastaid ja see annabki lihtsalt sellise võimaluse neile kord nädalas siis saada teiste lastega kokku, kellel on ka võib-olla natukene raskem olukord eraelus ja see annab neil võimaluse leida teisi sõpru ja suhelda inimestega. Ja me käisime siis nende lastega seal mängimas. Saime nendega suhelda, küll oli keelebarjäär, aga lapsed olid sellegi poolest väga armsad ja me saime nendega toredasti aega veeta. Ja laulda. Ja see suhtes ma arvan, et tegu on väga-väga tähtsa projektiga ja ma arvan, et suured kiidusõnad ja au nendele inimestele, kes seda kogu aeg eest veavad ja on jaksanud ja on soovinud aastaid sellist asja üldse korraldada ja lastele selliseid asju teha, et natukene emotsionaalselt oli raske, ma ei hakka valetama,
sest et lapsed ikka nii nunnud, nii head, natukene kahju on mõelda, et äkki neil on raske elu olnud, aga mul on hea meel, et me saime ühe päeva neile anda ja nendega toredaid asju koos teha. Ma arvan, et nagu siirad emotsioonid ja samal ajal see, kuna nendel võib-olla ei ole olnud kõige lihtsam lapsepõlv, siis samal ajal see ikkagi, kui sa räägid 6-7-aastastega ja nad on nagu kuidagi võib-olla võtavad rohkem vastutust. Nad nagu kuidagi võtsid seal vastutust, näitasid, kuidas mingid mänge mängida ja mingid asju, et siis see võib-olla oli nagu selles suhtes ka nagu tore näha ja samal ajal loomulikult ta tõi ka välja nagu mingeid probleemseid kohti, mis on siis kogu siis siukse, kuidas sõjapõgenikud ühes kuskil nii-öelda keskuses kõik koos elavad ja miksed probleemid seal tekivad ja seal oli nagu ka inimestel väga emotsionaalselt mõnel nii-öelda keeruline pärast seda just nagu kogeda ja näha neid kõiki asju. Aga ma arvan, et see oligi, et me saime siukse nagu autentse kogemuse ja kindlasti me saime natukene päikest luua nende lastepäeva. Et see oli selline tore ettevõtmine ja sealt tegelikult tekkisid ka erinevaid siukseid mõtteid ja ettepanekuid, kuidas seda programmi veel parandada. Et kuna seal praegu ikkagi tulid ka ainult nii-öelda sõjapõgenike lapsed, et tegelikult võiks ju nii-öelda tulla ka Saksamaa siis kohalikud lapsed, et siis oleks rohkem siukest nagu lõimumist ja kogu sellist protsessi. Aga eks igat asja saab teha paremini, aga see, et seda juba tehakse ja nende nagu see sära, mis nende laste silmis oli, et vau, nad tulevad ja nad juba ootasid ja see oli vihmane ilm, aga nad tulid ja see oli nii äge oli näha seda, kuidas algul tulid lapsed ja mida rohkem see nagu aeg edasi läks, need vanemad nagu algul mõned vaatasid seal ja siis lõpuks seal ikkagi, kui seal mingid jalgpalliväravad üles pandi, siis seal mõned vanemad tulid ka juba jalgpalli mängima ja tulid ka nagu sellest nagu julgesid olla jälle lapsed, et nad vaatasid, et võib-olla meie olime kuskil nagu julgustavad faktorid, seal nagu ikkagi suur hulk täiskasvanuid nii-öelda, kes siis ikkagi hüppavad ja tantsivad ja nii edasi. Aga ma arvan, et see on nagu laiemalt sellele kogukonnale väga-väga tähtis. Kindlasti on ja see on natukene hullumeelne mõelda, kui palju lapsi seal vahepeal kokku saab. Et päeval, kui me olime seal, see oli siuke pigem vihmane ja jahedam päev ja neid lapsi nii palju ei olnud, aga need korraldajad rääkisid meile, et mõningatel kordadel on neil üle 100 lapse, üle 150 lapse korraga ja neid korraldajaid ise on siuke umbes 5-6 inimest seal. Ehk siis väga lahe mõelda, et nad ikkagist jaksavad sellist asja eest vedada. Just. Ja tegelikult me käisime ka linna peal ringi Hamburgis ka, meil oli natukene võimalust Hamburgi näha. Jällegi, kellest pole eriti reisinud, siis Hamburg on vist oli 2 miljoni elanikuga linn, ehk siis suurem kui Eesti ja seda meile kogu aeg pidevalt ka öeldi, et et teate, me nüüd lähme ühte linna, mis on suurem, seal on rohkem elanikke kui Eestis. Nii et ma ei tea, lätlasi on ka tegelikult vähem kui 2 miljonit, aga millegipärast meile öeldi, et just meie oleme nii pisikesed. Aga väga lahe oli, saime seal natuke ka ringi vaadata, näha erinevaid kohti, isegi et oli vihmane ilm, siis ikkagi selline reisikogemus oli ka. Ja loomulikult neid kõiki teadmisi ja asju, mis me siis saime, hiljem me reflekteerisime, arutasime ja sealt nagu arendasime ka erinevaid ideid edasi. Ja tegelikult niimoodi see enam-vähem see nädal kulgeski, et me ei hakka igat päeva täpselt läbi käima, aga need peamised asjad me käisime läbi siukse baasnoorte osaluse, vaatasime siukest nagu aktivismi poolt, kuidas aktiivselt kaasa rääkida, mis on vabatahtlikkuse töö eelised, kuidas teha seda nii-öelda siis poliitkorrektselt ja ehk siis läbi debattide ja nii edasi. Ja siis me tegelikult rääkisime laiemalt osalusvõimalustest. Mul oli võimalus natuke jagada, kuidas meie noorte volikogud Eestis töötavad, rääkida natuke noorte delegaadiprogrammidest. Ehk siis me jagasime erinevaid neid teadmisi, tegime palju töötubasi ja siis jõudsime reede õhtul, me olime kokku seal siis pühapäevast pühapäevani. Reede õhtul me jõudsime siuksesse nagu vabasse õhtusse, et minna Lübecki, aga enne seda, kui me Lübeckisse jõudsime, tuli meil üks esineja, kelle nime Julia peaks äkki teadma, sest tal on läpaka sees, ei tea. Siin on see puudulik. Siin on puudulik. Siis ma räägingi ametist. Ehk siis tegelikult viimasel hetkel selgus, et meiega on nõus tulema kohtuma üks Euroopa Parlamendi liige, kes on Saksamaa noorim Europarlamendi liige, kes on siis sotsiaaldemokraatlikust fraktsioonist, kes tuli rääkima just enda nii-öelda siukestest südamelähedastest teemadest, milleks siis on ka sõjapõgenikud kui ka siis kliimamuutustega võitlemine.
ja tegelikult ma arvan, et ta tõi väga palju niisugust nooruslikku perspektiivi ja nagu näha, et seal on nagu reaalne nagu noor inimene istub sul vastas ja räägib ja tegelikult ta viib seda nagu enda valijate tahet ellu, et võib-olla äkki tahavad ka kõik jagada mingid võib-olla mõtted ära, mis sealt tuli, mis tema puhul kõnetas. Ma arvan, et see kõige tähtsam aspekt oli see, et noored nägid, et neid nagu nende vanuse või nagu mitte päris nende vanuselisi, aga nagu nooremaid inimesi on ka kajastatud Euroopa Parlamendis. Et sa ei pea olema mingi 40+, et jõuda sellisesse nagu kohta, kus sa saad nagu enda riigi eest rääkida. Et sa ikka saad nagu kohe tegutsema hakata, et sul ei ole vaja oodata nagu kuni sellisena hetkene. Et see oli, ma arvan, et võib-olla julgustas ikka mõningaid noori nagu uskuma, et nad saavad sellisesse kohta jõuda. #FreeCountry. #FreeCountry. Nagu ma alguses ütlesin, et oli väga palju inspiratsiooni ja just see naine külaline poliitik, ta oli minu jaoks väga suur inspiratsioon, sest ta jagas oma kogemused, kuidas tal oli alguses väga raske toimetada kõikidega, kui ta hakkas töötama Euroopa Parlamendis. Ja et nagu ma mäletan, et lõpus ma küsisin tema, et kuidas lihtsalt, et kas on raske olla kõige noor, et kas on mingi pingutusi, et kui te töötate selles väga suures valdkonnas ja nagu inimesed, mis ümbritsevad teid, on natukene vanem, kui sina oled. Ja siis ta vastas, et ma lihtsalt ei pööra selle tähelepanu, ma lihtsalt teen oma tööd, ma tean, et mul on õigus rääkida, mida ma tahan, mida mina arvan on nagu õige ja nagu kui mind küsivad, kui raske on see, kui sa oled noor, siis ta vastas niimoodi, et nagu mina küsivad, et jah, ma olen noor, aga miks te ei küsi need inimesed, kes on 60, 70, et kas on raske olla kõige vanem nagu poliitik. Ja siis selline vastus oli andis mulle väga hea mulje, et jah, tegelikult kõik on võimalik, lihtsalt proovi ja et alguses on ikkagi raske, aga edasi läheb nagu parem. Ma leidsin vahepeal üles ka tema nimi on Delara Burkhardt, ehk siis jah, võite guugeldada, tal oli ka väga äge Facebooki leht ja ta väga lubas kõigile vastata, kes talle kirjutavad ja väga otseselt suhtles inimestega. Ja selline viimane, kui me nüüd käisime läbi kõik need niisugused standardid, asjad, ehk siis õppisime osalusest, siis me rääkisime aktivismist, siis me lõime sotsiaalset muutust, käisime debattidel ja siis me jõudsime täna väga aktuaalse teemani, milleks on äärmusmaailmavaated. Ehk siis meil oli ka niisugune nii-öelda extreme right wing ja tegelikult ka extreme left wing, siis niisugune nagu töötuba, mis siis rääkiski, mis meetodeid kasutavad äärmuspoliitilised ühendused või lihtsalt niisugused võib-olla äärmuslike maailmavaadete esindajad. Me analüüsisime erinevaid videoid, erinevaid meetodeid, mida nad kasutavad, loodetavasti mitte selle jaoks, et neid ise kasutada, vaid pigem, et neid mõista ära tunda. Aga mine tea, kui keegi tahab neid ära kasutada enda jaoks, siis see ju võimalus on ka teoorias olemas. Ehk siis oli selline nagu väga õpetlik pool ka. Nii et kas kellelgi on mingid, kuna ma olin vist kõik erinevatest workshopides seal, mina võin öelda, et mina enda workshopis analüüsisin Andrew Tate'i videoid, mis meetodeid tema kasutab, kuidas siis inimesi mõjutatakse ja see on omaette pikk diskussioon, kui kunagi mind näete, võime rääkida, ma võin teile luua neid erinevaid selliseid nagu psühholoogilisi meetodeid välja, mida ta kasutab, mis on tegelikult selline nagu öelda väga selge mõjutamine, manipulatsioon, ehk siis seda nii-öelda oli huvitav märgata selle konteksti näol seda. Aga mis töötubades teised olid? Ma nüüd täpselt seda nime ei mäleta, aga meie workshopi teemaks oli islami vastane nagu propaganda. Et meil peamiselt räägiti sellest, et nagu mis manipulatsioonitaktikaid meedias kasutatakse, et nagu islami inimesi kuidagi halvustada. Et seal tuli välja, et keelebarjääri kasutatakse ära, et
kuna nagu meie kui nagu eestlased või inglise keelt rääkivad inimesed päris nagu ei mõista, mis nad tegelikult nagu räägivad, siis nad kuidagi tõlgendavad nagu nende sõnu valesti. Meil oli näide, et seal oli mingisugused islami spordifännid, kes olid mingi võistlust tähistanud ja sellest oli olnud videoklipp ja nüüd no USA meedias kajastati seda niimoodi, et need samad spordifännid ütlevad inimeste kohta väga halvustavaid asju, kuigi see ei olnud tegelikult tõsi. Et on väga kurb oli nagu pealt vaadata, et nagu kuidas nagu sükene manipulatsioonitaktika nagu välja nagu tuleb puhtalt sellepärast, et inimesed ei mõista üksteist. Et ma arvan, et sükkeseid asju tuleks rohkem nagu ka nagu koolides õpetada, et kuidas neid manipulatsiooniga taktikaid nagu kasutatakse. Ma olin Katariinaga samas töötoas ja üks asi on see keelebarjäär ja kõike, aga teine on see, et inimesi tihti liigendatakse nagu nende välimuse põhjal ja siin üks asi on rassism ja kõike, aga inimesi kaardistati lihtsalt, et nad on moslemid nende välimuse põhjal, et kui ongi tumedad juuksed ja tume habe ja meesterahvas ongi siukse kindla välimusega, siis öeldi, et ta on moslem ja oligi näiteks tegu ühe videoga, kus säärase välimusega mees kasutas vägivalda ühe teise inimese peal ja öeldi, et moslem on vägivaldne. Esiteks ta ei olnud moslem, ta oli Bulgaariast või kuskilt ja sa ei saa seda nagu niimoodi tõlgendada ja inimesed kasutavad seda ära lihtsalt selleks, et ma arvan seda kultuuri ja seda religiooni ka ja kõike nagu ära määrida. No, mul oli workshop, mis oli seatud teemaga. Me vaatasime ühe intervjuu, et kuidas meedia peegeldab inimesed, kes on koodud, kes on töötu, et nagu need inimesed on meie mingid vaenlased, et nad ei ole meie ühiskonnaga koos. Ja siis see video, see intervjuu oli tegelikult, kas oli Ameerikas äkki tehtud, andis selline mulje, et inimestel, kes on koodutu, nendel ei olnud õigus rääkida oma täiselu lugu, et miks nad sai koodutuks, et miks nad kaotasid oma töökohta, et miks nad elavad just sellise elustiili. Ja siis see oli selline väga suur küsimus, et kuidas tegelikult meedia peegeldab meie reaalsus. Ja et see oli väga hea õpetund, et kuidas ei tohi nagu teha intervjuud ka. Väga hea. Ja siis, kui me olime sellega läbi rääkinud ja olime neid kõiki siis asju arutanud, siis tegelikult tuli ka natukene lõbutseda ja siis oligi tegelikult käes see, et me läksime Lübecki, aga enne kui me Lübeckis paar sõna räägime, siis muidu meil oligi seal siuksed mingid graffiti töötoad, mingid workshopid, teisukesed nagu lõbusaid tegevusi ka, kus me saime paremini tuttavaks, ka õhtused programmid, küll me tegime mingid Kahoot'e asju, aga Lübeck oli siuke siis teine väljasõit. Mina tulin sealt tagasi suure hulga martsipaniga ja meil oli ka seal üks, mis selle pitsakoha nimetus oli? Domino pitsas käisime ka eestlaste kambaga koos, nii et võib-olla mingid mälestusi, mida võtta veel, mis seal lõbusa poole pealt tekkisid? Ei selles suhtes ma saaks öelda, et terve see nädal oli tegelikult lõbus, isegi need workshopid olid väga lõbusad ja ma ei tea, väga tore meel, et üldse sai osaleda seal, aga Lübeckis me tõesti me nautisime pitsat. Meie seltskonnas oli ka üks itaallane, kes ei olnud nii vaimustuses odavast Domino pitsast, aga lõbus oli sellegi poolest ja me saime linna avastada ja ma veel ütlesin ka Lübeck, kui on võimalus kutid minge, ma nägin seda ja ma olin nagu okei, see on linn, kus ma päriselt saaks elada võib-olla. Tohutult ilus linn. Kahju, et ainult mingi 3 tundi oli seal võimalust aega võtta. Olen sinuga nõus, mul väga meeldis, mul oli see tunne, et ma olen Tallinnas, et ma olen kodumaal. Nagu Tallinn, aga fancy. Ja, Hamburg on väga ilus, aga minu jaoks oli liiga suur, see on nagu megapolis. Aga nagu Lübeck oli nii ilus ja siis ma jagada oma muljed, et ma sain natukene harjutada oma saksa keel, see on minu kõige esimene kord elus,
kus ma saaksin nagu päriselt rääkida saksa keelega. Ma tean, et ma tegin palju viga, aga ma proovisin, ma üritasin ja et inimesed, kes elavad seal nagu kohalikud, nad olid nii armsad ja siis, kui ma proovisin nendega saksa keelega rääkida, siis nad vastasid mulle ka saksa keeles ja siis nad vastasid nagu, sul on nii hea saksa keel, kui ma tean, et mul on A2 tase. No jah, see linn oli väga sihuke kena ja see arhitektuur oli ka midagi, mida vaadata, et enamasti ma saingi hästi palju pildikesi seal teha ja kahjuks see 3-tunnine periood ei olnud minu jaoks eriti nagu pikk, et ma saaks täielikult nagu sellesse Lübecki muljesse sisse elada, aga muidu väga kena linn. Ja niimoodi oligi vaikselt kätte jõudmas pühapäev ja siis me pidimegi hakkama ütlema kõigile goodbye, beautiful people. Ja tegelikult ma arvan, et see kogemus oli tohutu. Ma arvan, et see kogemus oli tohutu just sellepärast, et me mitte ei saanud sealt ainult häid emotsioone ja häid sõpru, vaid me saime kõik ka mingid mõtteid kaasa, mida igapäevaelus siis teistmoodi teha ja muuta. Ehk siis ma ütleks, et seda edu defineeribki see, et midagi muutub peale seda. Ja kui meil olid ikkagi seal ka mõned noored osalejad, võib-olla minu jaoks siuke vahva hetk oli see üks Soome osaleja, see kõige noorem osaleja, kes tuli minu juurde, ütles, et kui ta suureks saab, siis ta tahab nagu mina olla. Siis ma olin nagu, okei, ma olen nii vana, aga väga nunnu. Aga igal juhul ma arvan, et seal nagu päriselt nagu inimestel tekkis seda soovi mingit muutust ellu viia ja kutsuda ja see noorte osalus kindlasti tänu sellele tõuseb, sellepärast, et me jagasime nagu häid praktikaid, mida ellu viia ja saime uusi mõtteid. Nii et ma arvan, et teeme siukse ühe kiire viimase jagamise, kus ma olen mingid head mõtted, aga minu poolt need head mõtted ongi see, et päriselt ka tehke midagi, viige ellu. Free country, te olete noored inimesed. Jah. Te saate neid asju ellu viia, te saate olla need sädeinimesed, kes muutust ellu kutsuvad. Meil on nagu Eesti vajab teid. Meil on vaja neid noori, kes tahavad kaasa rääkida, kes esindavad, kes tulevad kaasa, sest jah, meie oleme ja teeme ja tegutseme, aga alati on meid juurde vaja, sest me ei saa kõiki esindada. Me ei saa sind esindada, kui sina ei ole kaasatud, kui sina ei räägi, kui sina ei jaga enda võimalusi, nii et ole see sädeinimene ja too oma kogukonnast seda kõike välja ja aita nii-öelda noorte häälel levida. Mina jagan 2 motot. Esimene moto, et kõik on võimalik, lihtsalt on vaja leida õige viis. Ja siis teine moto, mis uuesti mind inspireeris reisimise ajal, et live life to the fullest. Ja siis ära karda olla see, kes sa oled ja kui sa oled nii tagasihoidlik kui mina, siis ma julgem ütlen, et kui sa räägid, kui sa ei karda jagada oma mõtted, oma arvamusi, siis inimesed, nad lihtsalt kiituvad sinu selle ees, sest inimesed näevad, et sa võid jagada oma muljed, oma mingi sees maailm ja siis tegelikult sa näed, et maailm ei ole nii hirmi, et life is so beautiful. Minu jaoks lihtsalt oli väga äge see, et jah, me olime kõik seal noored koos ja kõik, aga nii kihvt on see, et noortel on päriselt nii palju ägedaid mõtteid. Nad oskavad neid ratsionaalselt nagu mõtestada ja neid on päriselt nagu võimalik ellu viia ja väga lahe oli neid kõiki jagada ja mul on nii hea meel, et nüüd mul on mitmes riigis nii palju uusi sõpru, kellega ma saan aeg-ajalt muljetada, kunagi äkki ka teistes projektides koostööd teha ning see, kui pühapäev kätte jõudis ja me pidime lahkuma, siis no ikka väga raske oli ja oleks vabalt seal mitu nädalat veel olnud ja neid koolitusi teinud ja töötubadest osa võtnud ja ma oleks Lübeckis võinud 10 korda veel käia. Aga kindlasti, kui teil kunagi peaks tekkima siuke võimalus, see programm on iga-aastane, siis palun minge või muidu ma lähen ise teie eest. Ja ma arvan, et väga paljudel noortel
kahjuks ei teki niisugust avastust, et niisugusele projektile võiks minna, seega ma tõesti julgustaks, et need projektid ei toimu ju suletud uste taga, nendel on väga lihtne jõuda, et kindlasti pange ennast nagu niisugusesse olukorda, kus te reaalselt saate nagu minna reisile ja tutvuda nagu uute inimestega, sest see ei ole kogemus, mida sa kergesti unustad. Et see jätab sulle nagu väga hea tunde südamesse. Väga hea, aitäh teile. Teate, selle ajaga, kui me siin rääkinud oleme, siis mul tuli täpselt siuke tunne, nagu ma oleks Saksamaal tagasi, nii et ma arvan, et see energia on nii äge. Aga kuulge, siit kohalt tšau teile ja näeme järgmises ENL-i podcastis. It's a free country. Tšau! Auf Wiedersehen!